Leedu kulturist, kellele sa siis on ju panid enda näo, kleepisid pähe ja panid selle kulturisti plakati seinale, on ju. Et siis oli nagu kulturisti keha ja sinu pea, kui sa noore poisina alustasid, on ju. Et sellest visualiseerimisest räägivad väga paljud, räägivad igasugused eduinimesed, kes tahavad, et sa visualiseeriks endale, ma ei tea, mingi palganumbrit või midagi sellist hästi konkreetset, et mis ma siis poest ostan selle eest, et hästi detailselt, on ju. Sellest visualiseerimisest räägivad, ma ei tea, rallisportlased, kui nad mõtlevad peas, kuidas nad neid kurve läbivad, võitlussportlased, et tundub, et midagi seal on, kui kõik sellest jahuvad, on ju. Et mis rolli see visualiseerimine sinu jaoks on mänginud ja nagu ma aru saan, siis sa alles tagant järele nagu mõistad seda, et ega sa 15-aastasena vist ei mõelnud, et nüüd ma hakkan on ju süstemaatiliselt nii-öelda visualiseerima oma tulevikku. Ja ta on mänginud suurt rolli ja eks see avastamine tegelikult toimus siis, kui ilmus mul esimene siis raamat Visahing. Eluloo raamat 40. juubeliks tuli see välja, eluloo raamat ütleme siis esimeses poolajast võiks öelda. Ja seal siis mingi hetk öeldi, et ole hea, et hakka nüüd keri oma film algusesse ja hakka nüüd mõtlema, et miks sa täna oled siin, kus sa oled, eks ole, mis seal tee peal on siis juhtunud ja siis ma hakkasin leidma selliseid seoseid jah, et ma ei tea, kui ma olin seal 10-11, mis ma siis tegin, et millegi pärast need on nagu meeles need asjad, kõik asju ei ole, mis sa selles vanuses tegid, aga täpselt see, et ma läksin siis esimesse tänase päeva mõttes kaubamajja, läksin ostsin lihtsalt kulturisti plakati, olles ise üldsegi korvpallipoiss samal ajal, mul ei olnud mingit seost nagu kuidagi pidi üldse kulturismiga või ma isegi tea, mis asi kulturism on, sest ega ka Nõukogude Liidu aeg, see aeg, kui mina laps olin, oli ju enne taas iseseisvumist, nagu vanaisa juba räägib, eks ole. Et siis oli lihtsalt vaatasid, et mul oli kuidagi alateadvuses, oli mul selge kujutelm, et mehel peavad olema lihased nagu. Ja eks see mõjutus tuli tolleaegselt juba samamoodi kui 1985, kui ilmus Komando, ehk siis Arnold Schwarzeneggeri film, mida siis ka kellegi kuskilt sahisevalt videokassetilt sai siis kuskilt vaadatud, eks ole, siis tulid Rambo esimesed filmid tulid välja ja siis kuidagi, eks see kuidagi mõjutas seda, et lihased ja musklid ja ikkagi, et kui kunagi meheks saan, siis peaks olema musklid ja siis ma ostsingi selle täiesti sumalise mingisuguse postrigi kleepisin selle seina peale ja et tõesti lapsena paremini visualiseerida, lõikasin siis õpilaspiletist oma pea ja kleepisin selle mehe pea otsa ja võiks öelda, et sellega see asi nagu lõppes, eks ole, aga tegelikkuses 10 aastat läks mööda, siis 1988. aastast sai 1998 ja selgus, et ma selle sama mehega kogemata sattusin lava peal koos võistlema ja ainus kord, kui ma teda üldse elus näinud olen ja võistelnud koos, siis ma võitsin seda sama meest, eks ole, nimetame seda kokku sattumuseks, aga päris harukordne kokkusattumus tegelikult, sest me ju vanuse vahe oli ka vähem 25 aastat, kui suur tõenäosus on sattuda 25 aastat vanema inimesega samal ajal võistlema kuhugi kokku, päris väikene. Nii et ja selge on, et ega tol ajal ka ju üldsegi, ega keegi ei õpetanud, ega keegi rääkinud, et mingi visualiseerimine või mingi eneseareng või niisugust sõnu ju Nõukogude Liidus pole nagu olemaski, siis oli ikkagi see, et kõik teenisid riiki ja kogu asi käis riigi hüvanguks ja mingi isiklik arend ei puutunud üldse sinna asja, eks ole. Nii et, aga kus ta minu sees oli, see oli, mul on lihtsalt tagantjärgi hea meel, et mul nagu niisugune tunne oli, et esiteks ma kirjutasin mingeid asju üles, mida mul on täna hea kasutada, seal on need treeningpäeviku pildid, kus on nagu lihtsalt unistatud, mis ma saada tahan, eks ole, ma kirjutasin need välja, et saad ka aru, et need ei ole lihtsalt välja mõeldud lood või tagantjärgi välja mõeldud lood, aga täna siin alles, ma võin selle luitunud, selle päeviku panna täna lauale, see mul alles, eks ole, et ma kuidagi nagu dokumenteerisin päris hästi seda teekonda ja mul on tänaseni alles mingid ajalehe väljalõikeid ja mingid ajakirjadest, mis on ka siia raamatusse saanud, et need lood nagu veel veenvamini nagu mõjuksid, et aru saada, et päriselt ta lõikaski välja, päriselt ta kleepiski seinale, päriselt need asjad hakkasid juhtuma, ja kuna neid seoseid ei tulnud lihtsalt mingi 1 või 2, seal olid, siin on üks 10 lugu sees, mida ma räägin, igal ühel on mingi mõte, siis järsku ma sain aru, et see vist ei ole päris juhus, et need asjad mu elus juhtusid, sest need olid ühed vähesed asjad, mida ma nagu siiralt soovisin nagu ja mida ma suutsin väga selgelt
enda kujutluspildina luua, mida ma suutsin väga selgelt üles kirjutada, ehk siis nad olid asjad, mida ma väga tahtsin oma elus või mingid inimesed, kellega kohtuda, eks ole, ka tol hetkel utoopia, et sa Arnold Schwarzeneggeri kohtud, 90. aastate alguses, eks ole, hakkad mõtlema, et võiks jube äge oleks vennaga kohtuda, kuidas sa temaga kohtud, Näed ja Rambo filmis ja siis mõtled, et ma tahaks selle tüübiga. Aga unistasid niisugustest asjadest ja nagu ütlesid, et mõningal juhul pidigi minema 25 aastat, et aru saada, et mõned unistused ongi ja tõenäoliselt on mingeid asju, mida ma veel unistasin või mille peale ma täna mõtlen, mis võib-olla realiseeruvad samamoodi 10, 15, võib-olla 20 aasta pärast. Nii et tasub nagu nende asjade peale tõsisemalt nagu mõelda ja tasub visualiseerida ja tasub ka asju välja kirjutada ja teha, et ma olen päris kindlasti veendunud, et sellel on alateadvuses päris suur mõju nagu. No tundub, et sa kuidagi kogemata siis said sellele seosele pihta, et ma kujutan ette, et tollel ajal, kui sina alustasid treenimist, siis oli ikkagi palju rohkem levinud nii-öelda siuke väga üldine arusaam, et on keha ja on vaim, on ju, et on nii-öelda ma ei tea, on mingisugused jõmmid, kes treenivad jõusaalis ja siis on nii-öelda targad akadeemikud või sellest kunagi, ma olen ka kuulnud sellist mingisugust ma ei tea, professori sündroom või mingit sellist asja, et on mingisugused ülikooli professorid, kes on justkui enda keha käest lasnud, aga nad on hästi targad, et nad ongi nii-öelda pühendanud oma elu ja oma aja, siis kõik on ju sellele, et arendada enda nii-öelda teoreetilisi teadmisi ja unustanud enda keha, on ju. Aga nüüd tänapäeval kõik järjest rohkem räägivad seda, et see keha ja vaim on üks asi, on ju, et see, kuidas sa mõtled, see on nagu terves kehas terve vaim, see nagu mentaliteet on palju rohkem levinud, on ju, et see visualiseerimine tundubki võib-olla tollel ajal, kui keegi oleks sellest rääkinud, oleks see mingi tohutu jutt, et mis asja sa siin kujutad ette ja unistad, on ju, et mine tööle või mine jõusaali ja pumpa, on ju, et aga tundub, et sa nagu said aru, et need ikkagi käivad nagu kuidagi käsi käes, on ju. Ja sest vaata, üks asi oli ju, ma ütlen päris kui lapsena kirjada tagasi, aga Nõukogude Liidus oli asi ju lihtne, ega seal ei olnud ju rikkaid ja vaesed, et seal olid enam-vähem kõigil olid täpselt samasugused võimalused, kõik said sarnaseid kummikuid osta endale kaubamajas, kõik said täpselt mingisuguseid muid asju, et ega rohkem luksus sul ei olnud, eks ole, sul olid need autod olid kõik ühesugused, mis olid hiljem, kui hakati juba siis üksikud välismaal, siis kas siin meil olid siin dirigendid ja meil oli Paul Keres näiteks seal omal ajal, kes tõid esimest siuksed välismaa autot tõid ju sisse, aga hiljem oli ju see, et ega sul oli kõigil oli ühesugune ja see oligi siuke, sul puuduski isegi mingisugune hull vajadus ja soov, sest naabril oli täpselt samasugused asjad nagu sinul, Saad aru, et mõneti niimoodi vaatad, oli jube ja praktiline, et sul ei olnud nagu seda, et ma pean parem olema mingil kujul, vaata. Kuna kõigil olid enam-vähem sarnased majad, sarnased korterid, sarnane sisustus, ära vahetamise, ened olid kõigil nendes riiulites. Põhimõtteliselt kõik oli täpselt sama, mööbel oli samasugune, sest nii palju kui seda toodeti, täpselt igaüks tassis samasuguse mööbli endal koju. Täna on natuke IGEA-t tead igas kodus, siis oli lihtsalt natuke vaesem see värk. Aga loomulikult, kui see taas iseseisvunud Eesti tuli, eks see perspektiiv ja siis see, kui see uks avanes, siis hakkas ju võidujooks mõnesti nagu pihta, et kes siis sattus olema õige koha peal, kes siis sattus omama mingi kontakte, rääkimata vähestest rahalistest võimalustest, mis siis oli, eks need mehed, ütleme selles mõttes täna, kui vaadata Eesti ärieliiti, eks need kõik on stardi sealt ju kuskilt saanud, Nii-öelda stardijoonel olid õiges vanuses, piisavalt noored inimesed ja piisavalt ambitsioonikad, nii et see start oli sealt, mina olin, ütleme, natuke liiga laps sel ajal, ütleme, mingit väga head lävepakku ei saanud, ütleme, stardi mõttes nagu, aga tegelikult spordi realiseerimise mõttes ideaalne aeg, ega ju kõik need tiitlid asjad ei saaks ju olla, ei olekski, kui ei oleks olnud taas iseseisvumist. Eesti esu.